Ma olen täna kutsunud endaga siia vestlema ühe ägeda noore naise, Eva-Laura, kes on maalikunstnik, on kunagi olnud ka minu virtuaalassistent. Ja ma kutsusin teda vestlema eelkõige sellepärast, et avada sellist enesearengu teekonda just nagu nooremas seltskonnas. Et kui mina olen siin 40-ndates naine, siis Eva-Laura on 20-ndates naine. Et inspireerida noori inimesi endasse vaatama, endaga tegelema ja kutsuma siis koos meiega siia avastama seda, et mis selline nagu endaga töö, sügavam töö endaga võiks anda ja mismoodi see on, mismoodi saab meie elu mõjutada. Väga armas, et sa olid nõus minuga tulema siia vestlema ja teadmata täpselt tegelikult ju millesse sa sukeldud. Et väga äge. Tahakski alustuseks sinu käest küsida, et kohe nagu sellist võib-olla väga isiklikusse kohta minna, aga et sa oled nüüd endaga tööd teinud juba päris mitmed aastad, on ju. Mis on see, mis sind algselt viis selleni, et sa tundsid, et sa tahad iseendaga tegeleda, et sul on nagu vaja endaga tegeleda või mis need mõtted alguses olid, et mis see viis sind üldse sellele teele? Kohe nii sügav küsimus. Ja hea küsimus, et ma olingi kuskil seal 19 ja esimest korda nagu elasin nagu kodunt eemal ja olin nagu ülikoolis ja täitsa välismaal ja ma tunnen, et siis ma sain nagu olla omaette ja kuidagi siis mulle lihtsalt nagu jäingi nagu üksi ja siis hakkasid nagu mingid teemad üles tulema. Et nagu päris palju tuli üles ja ma kuidagi nagu hakkasin üha enam ja enam nagu tunnetama seda, et ma ei ole nagu õigel nagu erialal ja et mida ma üldse teen siin ülikoolis ja siis läksin nagu rohkem süvitsi nagu psühholoogiasse ja kuidagi nagu minus hakkas see tunne nagu tõusma, et ma tegelikult ma ei tea, kes ma päriselt olen, eks ju, et kogu aeg nagu näris, et siin peab midagi rohkemat olema, siin peab midagi enamat olema ja eks see, et miks ma nagu hakkasingi endaga tegema, oligi see, et ma tundsin, et ma ei saa nagu hästi hakkama, et kuidagi mul on liiga palju hirme, mul on liiga palju mõtteid, liiga palju kahtlusi ja ma kogu aeg nagu jooksen nagu ummikusse endaga ja siis sellest algaski selline, ma ei tea, suur nagu eneseotsing ja see on nüüd nagu kestnud mitu aastat, aga ma tunnen, ma praegu olen sellises kohas, et kus ma nagu võtan nagu rahulikumalt ja eks ma nagu leian ka, et ma tunnen, et mingil hetkel see oli kohati nagu justkui selline obsessiivne nagu tung, et okei, et leida mingeid vastuseid, aga mis ma nagu tollal ei mõistnud, et eks see oli ka veidi see, et okei, et ma pean ennast nagu fiksima, eks, et ma pean ennast nagu parandama ja tegelikult ma nagu jooksin ka veidi enda eest ära ja oma tunnete eest ja siis et avastasin selle rännakumeetodi ja muud meetodid ja nüüd ka Torote nagu see kehatöö meetod, et see on nagu kõik aidanud mul nagu kohale tulla iseendasse ja lihtsalt nagu aktsepteerida kõike, mis siin on ja palju muudki, et mul on nagu. Mis see tunne on, et sa oled nagu rohkem kohal, et mis see sulle annab, et mis see nagu see kohalolu, sa mainid kohalolu ja aktsepteerimine, et mida see sinu jaoks tähendab, et mis tunne on olla iseenda sees sellisel viisil siis? Võib-olla ongi, et võib-olla alguses on nagu haavatavam, eks ju, et kuidagi turvalisem on olla ikka nagu isegi kui ma tunnen, et see ei ole ehe, nagu et ma ei ole ehe, et siis ikka on hea, kui ma ei tea, mingi selline fassaad on ees või kuidagi. Aga et kui ma olen nagu kohal iseendas, siis tegelikult on nagu kerge olla. Ja ma tunnen, et siis on ka nagu see kontakt oma nagu tõelise olemusega.
nagu kuidagi paigas. väga äge. Jah. Et kui keegi vaatab siin seda, on ju, ja võib-olla ka samasuguses kohas, kus ta tunneb ebakindlust ja muust, lihtsalt öelda, et nii äge, et sa jõudsid 19-aastaselt selleni, mina jõudsin 25-selt selleni, et ma suutsin kannatada päris kaua omade heitluste käes, mida sina just mainisid, et kõik need ebakindlused ja mul oli siuke tunne, et nagu mina ja kes ma siis üldse olen ja mis see minu elu point on ju. Siis nagu pidi veel palju sügavamaks minema, enne kui ma tundsin, et okei, nüüd oleks vaja midagi teha selles suhtes. Nii et selles mõttes ma nii hästi nagu tunnen selle koha ära, on ju. Aga et mis on see sinu jaoks, on ju, mis see nagu hästi toetav on olnud nüüd, kus sa oled 19, 26-aastane, et sa oled nüüd 6 aastat teel olnud. Et kui sa vaatad sellele niimoodi tagasivaates, on ju, et siis mis on need kõige olulisemad märksõnad, mis on sind toonud siia täna siia, kus sa oled? Et tegelikult see, mida sina oled jaganud, eks ju, ja täpselt see, et kõik sellest, et kuidas sa 25-aastaselt sul hakkas nagu see teekond pihta ja niimoodi ja kõik, mis sa oled nagu jaganud sellest hea tüdruku sündroomist ja no kõik need ebakindlused ja muud, et tegelikult see oligi nagu see koht, kui ma sind kuulasin ja ma olin, et vau, okei, et ma tunnen ennast nagu täpi pealt ära, eks ju. Et see on üks murdepunkti kohtadest on olnud rännakumeetodi leidmine kindlasti, et tegelikult jah, ma avastasin rännakumeetodi 22-aastaselt, et ja oligi, et ma sattusin Marit Mesipuu juurde ja ma olen temaga nüüdseks väga palju protsesse teinud ja ka nagu muid protsesse peale nagu rännakumeetodi, aga ja, et see on kindlasti nagu selline murdepunkt oli mulle, et tegelikult ma nagu enne arvasin, et noh, ma tean juba nii palju ja ma olen siin lugenud ja nagu noh, et olen siin mingeid tarku inimesi kuulanud ja et mul on tegelikult kõik nagu fine ja hästi. Aga siis miski oli, et mul tegelikult õde pidi minema Mariti juurde rännakumeetodile, et üks teine sõbranna nagu soovitas talle seda ja siis kuidagi aga mu õde jäi haigeks või mis seal oli ja siis ma lihtsalt nagu tundsin, et niimoodi vaikselt sellist nagu tungi või nagu, et selline sõnum oli, et okei, aga mine ja proovi nagu, et äkki seal on midagi. Ja siis sellest tegelikult nagu hargnes lahti ja see teeb üks protsess, mida ma tahaks nagu jagada, mis ma mäletan, et ma tegin nüüd mitu aastat tagasi Maritiga ja see oli ka selline novembrikuu aeg või oktoobrikuu aeg ja ma olin just Eestisse tagasi jõudnud ja ma nagu tundsin, et minus on nii palju sellist alaväärtuse tunnet või nagu sellist nagu emotsionaalset valu ja nagu ütlesingi Maritile, et ma ei tea, et ma nagu tahaks leida, et kes see on see minu see ehe mina, eks, et kes ma olen ilma nende tunneteta ja ma nagu tollal ma nagu nii samastusin kõige selle alaväärsusega, ma olin nagu täiesti, et ma ei saa aru, et mis mulle siin nagu seda valu põhjustab ja tegelikult mul ei lähe see kunagi meelest ära, see oli nagu väga-väga lahe ja vägev, kuidas ma siis seal silmad kinni protsessis nagu Mariti nagu selle hääl nagu niimoodi juhatas mind ja niimoodi, kuidas ma nagu nägin vaimusilmas ennast erinevates vanustes. Ma nägin ennast 19-aastasena, ma nägin ennast mingi 15-aastasena, ma nägin ennast kuskil pargis jalutamas eelmine päev ja kuidagi see mina, keda ma siis nagu tunnetasin, see oli nagu muutumatu. Et justkui pinnavirvendus võis seal olla, et ma nagu nägin mingeid mälestusi, kuidas mul oli tegelikult halb olla või ma tundsin nagu mingeid raskeid tundeid, aga nagu see kuidagi see nagu sügavam mina, see oli nagu muutumatu ja see oli mul nagu esimene hetk, kus ma olin nagu, et okei. Et okei, et siin nagu on midagi, eks ju, et mida ma ei ole nagu varem taibanud.
Mhm. Väga äge, ehk siis kohtusid oma tõelise minaga. Ja. Et kui ma vahest kirjutan, vahest ma mõtlen, et kui ma kirjutan uudiskirjas inimestele, ma räägin palju armastusest ja kõikehõlmavast rahust ja vabadusest, on ju. Ehk siis see on seesama koht, mida sa kirjeldad, see päris mina, see, mis on meis alati kohal, mis on muutumatu, on ju, et seda ei saa millegiga nii-öelda ära määrida või katki teha või midagi, on ju, et siin on psüühika aspektid, on ju, see inimene meis, see inimene, see Eva-Laura, see Irene, kes on läbi elu kogenud mingeid erinevaid valusid ja asju, on ju, ja on tänu sellele või ta võtnud endasse, on ju, aga et samal ajal on see jumalik aspekt või siis see selline jah, see, nagu sa ütlesid, see, mis on kõigest sellest kõigutamatu, et see on ka kohal. Nii äge, et sa seda kogesid, et see on nagu tegelikult ju noh, ongi selline oluline koht, kus pealt nagu edasises elus sa võtad vähem isiklikumalt kõike, mida sa läbi koged, on ju. Et see ei ole nii, ei tundu nii hirmutav ja ohtlik enam, on ju. Kui sa tead, et okei, et see on kogemus lihtsalt. Ja tõsi, eks ma kohati unustan ka selle ära, eks, et lähen kaasa, aga oma tunnete ja muuga, aga tuleb Aga meelde. Eva, ma tahtsin su käest küsida ka selle sisemise lapse retriidi kohta, mis meil tuleb, et sina oled sellele osalenud 2 korda. Ja see oli vist päris esimesel retriidil, kui me seda tegime 2-3 aastat tagasi ka, on ju. Dorotiga siin Eestis ja lihtsalt ma lugesin siin üks päev sinu neid tagasisidesid ja ka seda ühte kevadist tagasisidet, kus sa kogu see naiseks saamise protsessi teema ja mida sa jagasid. Aga ma võib-olla sa ise tahaksid jagada, et mis see sinu kogemus nende retriitidega on olnud ja ka nagu mõtlesin, et mis see on, mis mind nagu tagasi tõmbab ja see on miski, see on isegi nagu, ma ei tea, mingi nagu selline sügavam hoovus nagu lükkab mind sinna ruumi tagasi ja see ongi see, et isegi kui ma meelega mõtlen, et no kas mul on vaja tulla seekord ja et nagu, no ma vist ei pea nagu tulema, siis ikkagi mul on nagu need hetked, kus ma olen, et okei, aga et noh, mul on see vihateema, eks ju, et ma tahan nagu kuidagi osata elutervelt vihaga toime tulla või et okei, mul on see mingi people pleasing, eks ju, see tendents, eks ju, ja ma kuidagi tunnen, et ma jään nagu kinni, et ma nagu teadlikult tean, et kuidas ma tahan käituda, aga mingi automatism võtab üle mingites olukordades ja ma tunnen, kuidas mul nagu keha nagu täiesti nagu mingi friisib või kangestub ja ma ikka teen nagu, ma tean, et ma käitun hirmu põhjal ja siis lihtsalt nendel hetkedel ma olen, et okei, et mul on nagu vaja tagasi tulla, sest ma olen nagu kogenud seal ruumis, kuidas see nagu protsess tegelikult mõjub ja kuidas siis nagu niimoodi õrnalt ja niimoodi, et see mugavustsooni avardumine käib ja kuidas lõpuks nagu mul on nagu see ühendus iseendaga ja tegelikult ühendus teistega ja see on nagu väga ilus. Mainisid seda, et sa oled tulnud sinna mingite selliste kohtade, kui sul on mingi konkreetne teema üleval, kas siis see viha teema või people pleasing, et kuidas see ruum nagu aitab sul nende asjadega tegeleda? Ruum mõjub väga nagu turvaliselt, et isegi kui ma olen nagu tulnud sinna retriidile, ma juba tunnen, et mul on nagu kabuhirm, eks ju, et mul juba mingi protsess käib ja ma nagu et appikene, et mis nüüd siin saama hakkab ja niimoodi, et nüüd tagantjärgi ma nagu naeran selle peale, eks ju, et mida siin karta on, et ma nagu teoorias tean, et ma tegelikult mu ego või ma kardan, eks ju, ma kardan tegelikult iseennast, ma kardan kohtuda nende valusate tunnetega, eks ju, ma kardan, et kõik muutub ja mida kõike veel, eks ju. Peale retriite mul on olnud see, et vau, et ma tunnen ennast nii hästi ja siin on selline avarus ja selline lahe tunne ja
noh, et nagu hästi-hästi nagu selline ülev ja mõnus tunne on. Ja kuidagi see teadmine, et jah, okei, et see on nagu, et see on mul see nagu tõeline mina või et see on nagu see parim versioon minust, eks ju, kes on nagu lõõgastunud, närvisüsteem on nagu reguleeritud ja niimoodi ja kuidagi see armastuse tunne on nii nagu selline ülevoolav ja see nagu kuidagi kandub ka edasi selles mõttes, et mul sõbranna on öelnud, et kuule Eva, et mulle tundub, et sa oled muutunud, et ma vaatan sind ja sult on nagu mingi suur koorem nagu ära langenud. Ja et nagu need on need hästi ägedad hetked ja retriitidel ka, et noh, mis see mulle on siis andnud, et veel kord, et see ongi nagu võimaldanud mul kontakti saada iseendas hästi sügavalt nagu teatud tunnetega ja laiemalt teatud teemadega nagu ebapiisavus ja seal noh, et kui ma ei ole lubanud nagu viha endal tunda ja siis lõpuks mul on see võimalus, kus noh, mul tulevad treenerid appi ja teised inimesed toetavad ja ma saangi nagu selle viha endast välja elada. Ja siis selle käigus mul tulevad ka nagu taipamised, aga nagu keha tasandilt, et okei, et ma olen nagu viha valeks teinud, eks ju. Ja ma nüüd, noh, et ma nüüd lõpuks nagu saan enda eest seista, eks ju, et ma saan nagu kogeda seda, et mis tunne see on ja niimoodi. Ja nagu seal retriitidel toimub ka selles mõttes väga palju lahedat, et see ongi justkui selline, ei teagi, nagu selline inimkogemuse selline raju mingi konteiner, et kus on triggerid ja on kõik tunded ja ma ei tea, väga palju toimub, aga samas seal on ka selline rahu ja seal on väga ilusad nagu vestlused ja jagamised ja mulle ka nagu, mulle tundub, et see sügavam põhjus ka, mis mind nagu sinna tagasi kutsub, ongi see ehedus. Et see on lihtsalt nii nagu ilus kuidagi nagu, noh, ma tunnen sellist ühtekuuluvustunnet. Ma tahaks arvata, et see on kuidagi nagu sügavamal tasandil, et ma tõesti tunnen seda nagu ühendust teiste inimestega, et kui nad jagavad või kui me nagu suhtleme niimoodi. Mida sa tahad öelda inimesele, kes võib-olla on nagu sellises kohas, et ma ei tea, kas ma ikka julgen ja et kas ma olen valmis selleks ja kes võib-olla tahab tulla, aga just, et see hirm või kahtlus seisab ees, et mis sa talle ütleksid? Mul viimase sisemise lapse retriidi lõpus, kui retriit oli juba lõppemas ja oli selline vaikne nagu integratsiooni nagu hetk ja niimoodi, siis minuni nagu tuli selline nagu taipamine või mõte, et ma olin nagu nii tänulik, et Dorothee pakub sellist võimalust. Ja mul läksidki nagu mõtted enda pere peale ja kuidagi selle peale, et ma olen nii tänulik, et mul on nagu juba nii noores eas võimalus seda kehatööd nagu praktiseerida ja seeläbi olla elutervemas suhtes oma nagu lähedastega. Et ja see oli nagu nii kuidagi selline suur hetk mu jaoks, et võib-olla see on ka nagu see üks põhjus, miks ma tagasi tulen, sest ma lihtsalt nagu ma näen, et kogu selle protsessi käigus mul lihtsalt süda nagu täiega nagu avaneb, eks ju, kõik see, mis tegelikult ei ole seal tõene, eks ju, kõik see valu ja kõik muud tunded, et mis on nagu elu jooksul kogenenud ja mingid vanad kogemused ja niimoodi, et kui need saavad vabastatud, siis sinna jääbki nagu justkui see, mis on tõeline ja ma nagu näen seda ka teiste osalejate puhul, et nende jagamistest ja et millised nemad siis nagu retriidi lõpuks on ja see on nagu üliäge ja lihtsalt tahtsin nagu sellist kohta jagada, et viimane kord ma nagu täiesti nagu mingi ujusin seal tänutundes ja mõtlesin et see on nagu nii suur kingitus. Et ma tean, et see võib olla hirmutav, aga et kui seal teisel pool oleks see vabadus, mida sa ihkad, et kui seal teisel pool oleks see armastus, mida sa tahaksid kogeda,
et kui tegelikult sul ei ole nagu midagi kaotada. Mul on kuidagi see koht, et ma kardan, mul on kabuhirm, aga ma tulen ikka ja tegelikult kohe, kui see esimene nagu harjutus läheb käima ja ongi nagu selline sisseelamise periood ja juba siis tegelikult see hirm hakkab nagu ära vajuma. Ma kohe nagu olen ka näinud, et okei, et teised inimesed tunnevad täpselt samamoodi nagu mina tunnen. Ja see kuidagi nagu loob jälle sellist turvatunnet, et okei, me oleme kõik samas paadis. ja tegelikult et ma tahaks ka öelda selle kohta, et ma kardan ja et mis siis, kui ma ei saa hakkama, et tegelikult ka, et oma kogemuse põhjal see on see hääl peas, see mõistuse hääl, mis tegelikult tahab nagu sind hoida väiksena ja see ei tule sulle nagu kasuks. Et kui ma praegu nagu neid lauseid ütlen, et siis ma justkui ütlen neid oma nagu noorematele versioonidele ja niimoodi, et jah. Aitäh sulle, Eva-Laura, see oli väga puudutav. Hästi ehe, sa oled hästi ehe ja see on väga-väga ilus. Aitäh sulle selle eest. Aitäh sulle ka. Ja kui sina, kes sa vaatad, siis meil on ainult mõned nädalad jäänud selle retriidini. Meil on olemas ka noortele kuni 22 oli see vist vanus, on ka soodushind peredele. Tegelikult me pakume ka mingit sellist soodukat just sellepärast, nagu Eva-Laura ka siin mainis, on ju, et see tunne, on ju, et see ühendus oma perega, on ju, ja noh, eriti kui äge, kui sa saad tulla sinna ruumi oma pereliikmetega. Õega ei olegi nagu midagi muud öelda kui see, et mul oli nagu hea meel, et ta oli seal ja kuidagi see, et tema oli seal retriidil, siis minus avanesid ka võib-olla nagu teised kohad, et kuidagi seoses temaga mul tuli ka mingi selline hästi, mul praegu ka tuleb nagu hästi selline mingi suur härdus üles või kuidagi selline, et jaa. See on lõpp, kuule, ma olen ikka selline pehmo. Jah, ma ka muideks. Oleme siis koos. Jah. Tundelised inimesed. See on ka üks nagu minu retriidi kogemus, et ma nagu retriit algab ja ma juba olen emotsionaalne, mul juba nagu see veevärk käib, mul juba mingid emotsioonid nagu vabanevad ja siis ma lihtsalt nutan seal ja siis ma naeran seal ja ma olen nagu, et okei, et no siis mingi protsess toimub, et mul praegu ka, et mul on siin vist mingi teema, et võib-olla et ongi see, et mul tuleb nagu lubada sellel tundel nagu lõpuni olla, et lihtsalt, et mind kuidagi valdab hästi selline väga suur tunne ja mis ma tahtsingi lihtsalt öelda, et õega ka, et täpselt see sama koht tuli ka retriidil, et kus ma seal lõpus nagu nutsin ja ütlesin, et Karin, et ma olen nagu nii, nimi on Karin, et ma olen nagu nii tänulik sulle. Jah. Sinu avatus, sinu siirus, sinu pisarad, mis tulevad sellest, et su süda tulvab üle tänutundest. See on nagu kõige ägedam asi üldse. Okei. Jah, sa võid sellele lihtsalt jah öelda. Armastus ongi nii suur, et voolab nagu üle, kui ta tuleb. Tõsi, et siis tulebki nagu õppida seda lihtsalt lubama. Lõdvestama sellest. Jaa, täpselt. Ma arvan, et ma ei tea, ma nüüd olen nagu, et ma arvan, et võib-olla see on ka sinu see kohalolek, Irene, et sa lihtsalt oma olekuga, et sa võib-olla avad siin mingeid kohti minus. Või siis me lihtsalt koos läheme vaata nii sügavatesse teemadesse, et see puudutab
vastastikuselt, on ju. Ja ilus. aitäh sulle, Eva-Laura, selle imelise, siira ja haavatava jagamise eest, et ma usun, et see inspireerib inimesi väga oma teel lähemale liikuma iseendale ja oma südant avama ja tervenema, ükskõik mis viisad nad selleks valivad, on ju. Aga ma usun, et see oli väga julgustav vestlus nende jaoks, nii et suur-suur tänu sulle selle eest. Suur aitäh!